Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Oleme jälle tagasi. Minu kõrval on Dagmar. Tere taas. Kuidas läheb? Läheb hästi. Super, mul ka. Ja teemaks on oota, aga siis me võime ju ära lõpetada. Ei, no ära hakka sina saad. Kuule, praegu sinu kord veel. Veel ei ole sinu kord. Sa ei tohi rääkida, sind pole tutvustatud. Teemaks on julgus. Väga hea, julgus vastata omas tempos. Võib-olla sa juba tahtsidki ju vastata. Ja saatekülaliseks on meil, kui ma tuttavatele ütlesin, et tuleb see inimene, siis ütles, oi, ta on nii tore. Ehk siis väga tore Urmas Vaino. Tere tulemast. Aitäh. Ja tere. Aitäh. Miks sa nii tore oled? Ma ei miks tea. Inimesed arvavad? Paneme kohe hästi sügavale või? Ikka muidugi. Ma arvan, et ma olen väga osav selline maskide kasutaja. Ma enam-vähem tean või oskan nagu lugeda õhust kiiresti seda, mis töötab või et mis meeldib ja siis olen osav selle kasutaja. Et ma arvan, et see nagu, et on mingid, kas see on see väline kõrv või ei, pigem ikkagi sisemine kõrv, et sa nagu tajud seda saali. Ma olen olnud saali ees väga-väga pikka aega, põhimõtteliselt keskkooli ajast peale või gümnaasiumi ajast ja see sisekõrv on lihtsalt väga nagu erguks arenenud ja nii su sõbrad sattusid ennast kuidagi väljendama ja siis ma lugesin neid ja siis pärast nendega sünki minnes suutsin selle kõik ära teha kuidagi. Ja ma tutvustan alati külalisi läbi selle, et kuidas mina neid tean või kust on nad minu siis maailmapilti tulnud ja sina ikkagi läbi televisiooni. Ma arvan, me oleme istunud seal diivanil koos, mina olen vastanud sinu küsimustele, vastab tõele või? Läbi aastate. Aga kas sa mäletad, mis bändiga esimest korda? Ei, ma arvan, Paabel sai see olla. Ja sest ikkagi... Oota. Ja võib-olla nendest bändidest, kes televisioonis käisid ja kes tänaseks on siis nii-öelda surnud, eks ju, mis ei tööta, leinan ma Paablit ikkagi kõige rohkem. Oota, mul on sulle hea uudis. Me ei ole surnud ja me tõusime tuhast. Me tegime siis 2025 aasta Folgiks täiesti uue kava ja nüüd on selline olukord, kus me vaikselt salvestame neid lugusid. Meist küll ei saa, me otsustasime, et ei saa selline aktiivne keikabänd, aga me uue muusikasalve paneme, jah. Väga tore. Et see on pool surnud siis? Ei, siis on äkki elus peaaegu isegi. Ehk ma ei tea, kas ma tahan uusi lugusid. Palun vabandust. Ma sain aru, et sul jäi veits siuke... Ma ei tea, ma kindlasti kuulen neid, Võib-olla see hakkab meeldima. Aga võib-olla ka ei hakka meeldima, sest et lõppude lõpuks vaata need mälestused on ju mingi selline tore komplekt, eks ju, et seal ja sellel hommikul oli laulis teiega koos Märt Avandi. Ta laulis ju plaadi peal ka tegelikult mingist lavastusest. Ja. Küünitäitmise lood ja laulud. Kus on mälu? Seda ma ka ei mäleta, sellepärast ma ütlen ausalt, et sellele intervjuule tulin ma niimoodi, et Viljandis kell 2 lõppes pidu, tõmbasin viimased rummikokteilid, käisin kodus duši all, buss tuli sõitis ette, hüppasin autos, magasin. Ja siis kui ma jõudsin telemaja, tehti see, ma olen seda jaganud ka, olid ajad, meik tehti ära ja siis vaatati silma ja siis Märt ütles kõrvat, et pange talle neid silmatilku ka. Ja siis ma istusin Märdiga 8 tiivel ja siis ma sain aru, et nagu see, kuule, sa oled magamata, ilmselgelt veel alkohol ringab veres. Ja siis Märt ütles, tead, las mina räägin. Kui ma ka vist midagi vastasin. Tead, aga mul on ka Urmasega üks lugu. Oota, kohe. Ma lõpetan ühe kokkupuute veel ära. Ja siis me oleme veel kohtunud alles hiljuti tegelikult ühes podcastis, mida sina siis eest vedasid. Mäletad, rääkisime pere, ma mäleta täpselt, mis see suured pered on ja siis sina vedasid seda eest ja täna sa ütlesid, et see on sinu esimene podcast, kus sa ise oled külaline. Jaa, ma ei ole olnud varem, aga nüüd sellel nagu perioodil tuleb teine kohe ja ma võiksin panna nagu kastikohukesi vahele, et sa ei ütle, mis teemaline see teine on. Et kui ütled, siis saad kastikohukesi, sul on 2 võimalust. Aga kiiresti. Ma tahan veel tiipi panna. Okei, ma ei tea, mis podcaste meil on. Ma tean, Mattias Naali on see Pohmelli. Ei, vale. Ja teine. Teistes on veel
mis podcast on, issand jumal, mul täiesti brain freeze tuli praegu. No teemad. Spordi teema. Ei, sport oleks liiga ilmselge. Midagi, mis ei ole ilmselgelt, jah? Ei, ma ei tea. No jalkatribüün. No mina saan kohukesed. Sa ei saa. Jalgpall oleks olnud õige vastus. Sport, come on. Jalgpall ei ole sport. Ja sport, ei, ikka päris ei ole. No kuule, reeglid oleks pidanud enne kokku leidma. Spordi nagu selliste spordielementidega kultuurinähtus on jalgpall ikkagi. Super, kõik jalgpallurid on õnnelikud praegu. Ei, see ei puuduta jalgpallureid. See puudutab selle vaatlust kõrvalt. Sa oled fänn siis, jah? Ja. Selge. Mis te tahtid küsida Urmaselt, palun? Ei, mul oli lugu Urmasega, kui me siin jagame nagu mälestusi ja kust ta nagu, eks ka teadsin varem, aga mul on üks väga tore mälestus sinuga. Sina sellest kindlasti ei tea midagi. See oli siis, kui ma esimest aastat olin ülikoolis, õppisin ajakirjandust ja seal oli Sa õppisid ajakirjandust? Mina ei teadnud sellest midagi. Ma arvasin, et ma mõtlesin, sa oled psühholoog. No võt, mis kõik välja tuleb. See on üks lugu eksperimenti, mida ta teeb sinu peale. Tundub nii. Ja ma ütlen, 4. päeva hommikuti oli Priit Pullerit su aine. Juba tean, jah. Kas sa kirjutasid või helistasid? Ma helistasin. Ühesõnaga jah, et kes siis, sa juba tead, millest ma räägin, aga seal olid kodutööd ja alati oli midagi, kas sa pidid kirjutama või mingid intervjuusid tegema ja tol hetkel ma ei mäleta, mis täpselt see ülesanne oli, aga ma tean, et pidi tegema intervjuu, pidi tegema mingi tuntud inimesega, kas äkki oli keegi, kes töötab teles või äkki midagi taolist. Ja kui ma ei eksi, siis äkki sel hetkel sa olid Terevisioonis ja kuskilt ma su numbri leidsin ja helistasin ja ma mäletan nii hästi seda hetke, kus sa võtsid vastu. Ja siis ma hangusin ära siin, et oh my god, ta võttiski vastu. Ma olin nii üllatunud. Ma olin, et issand, ma räägin Urmas Vainoga. Ja siis ma muidugi tutvustasin ja eks mul olid nagu küsimused ja asjad ette valmistatud. Aga ma mäletan seda hetke ja sa olid nii soe ja nii sõbralik ja nii tore. Nii, issand, ta räägibki minuga. Petab inimest, sa ei helistanud intervjuu pärast mulle, vaid sa pidid tegema kellegiga intervjuu ja sa pidid helistama mulle, sest mina olen temaga intervjuu teinud ja Priidu ülesanne teile aastaid oli see, et helistage siis näiteks sellele või Vainole ja küsige, et kuidas ma valmistan temaga intervjuud ette. Nii et sa tegelikult tegid kellegi ja oli keegi kolmas ja mul oli seal üks nagu selline võte, mulle iseenesest meeldis, sest Priit ei olnud seda minuga kunagi läbi rääkinud ja kokku leppinud, vaid tudengid siis helistasid ja mulle muidugi see tohutult nagu meeldis, et helistavad tudengid, aga ühel hetkel muutus see veits tüütuks ja muutus tüütuks sellepärast, et tudengid hakkasid mulle kirjutama. Eks ju, see oli mingi ajahetk, kus olukord muutus, inimesed enam ei helistanud, nad hakkasid kirjutama ja siis, mida nad veel muidugi tegid, olid see, et kas oleks nüüd võimalik õhtuks kohe vastata, et mul on päris kiire sellega. Ja telefoni samamoodi. Ja siis ma küsisin, ma muutsin nagu selles mõttes ainukene asi, mille ma panin sinna vahele, et kui kiire selle asjaga on, ma täna ei jõua. Eks ju, et kui sa jätad nagu nii viimasele hetkele sellise põhjalikuma ettevalmistuse, siis sa abi ei pruugi saada, et mitte õpetada kuidagi asju viimase hetke peale lükkama. Et selle ma tegin ja niimoodi ma sain muidugi mingid pooltest vestlustest jäin ilma, sest mulle tegelikult meeldis tudengitega vestelda, nad olid alati huvitavad, juba olid midagi ette valmistanud ja kuidagi nagu selles teemas sees ja sa said ise ka, selle, ma ei tea, kas Jüri Ratase või kes siis iganes president tolle hetke oma, kellega nad pidid justkui seda intervjuud siis tegema, et sa said ise ka sealt mingit sellist tunnetust tagasi. Aga jah, väga tore. Miks sa ei lõpetanud või lõpetasid ajakirjanduse ka? Mul on igavene pikk lugu, kuidas ma sinna üldse jõudsin, aga long story short oli see, et jah, tegelikult, et Sandra ei oleks väga pettunud ja mind siit välja ei viskaks, on ju, et mingisugune fake psühholoog. Et tegelikult jah, psühholoogiat ma tahtsin minna õppima juba, ma ei tea, see oli vist mingi 7. klass või midagi sellist. Aeg läks edasi, ma teadsin, et psühholoogias on väga suur konkurss ja siis ma tegin ühe Eesti kirjandusolümpiaad oli see ja siis ma olin vabariiklikult, mis ma ei tea, äkki 4, ühesõnaga esiviisikus ja seal on see, et siis sa saad automaatselt 100 punkti kõigisse erialadesse.
ja siis kui on liiga palju valikuid, siis ikkagi kipub hakkama nagu kahtlema inimene, et kas see on ikka õige valik ja kas ma ikka, ja siis ma mäletan, et äkki ma ei saa seal hakkama ja seal on igasugused, ma ei tea, statistikad ja asjad, et äkki on keeruline ja siis ma läksin ühesõnaga nende kahtluste pealt ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima ja siis ma sain aru umbes seal esimese aasta pealt, et kurat, et ma ikkagi peaks psühholoogias olema ja siis ma võtsin psühholoogia kõrvale eriala ja magistrisse siis läksin psühholoogiat õppima, nii et müsteerium lahendatud. Väga hea. Urmas, meil on 3 küsimust sulle ennem, kui me läheme teema juurde. Mis oli sinu viimane julge samm? No ma arvan, telest ära tulek. Et see on nagu justkui pealt näha ja väga paljude jaoks ilmselt siiani nagu väga ebaloogiline samm. Ja ma ise ka põdesin väga pikka aega, ma küpsesin tükk aega sellesse hetke. Aga jah, ma arvan, et see oli julge samm. Kindlasti, kas sa ütlesid, sa küpsesid, et kas sa juba teadsid, et tuled, sa andsid endale aega, et küpseda või seal oli veel mingi viimane tõuge, et võt siis käis ära? Ei, seda ei olnud, et mingi selline asi oleks olnud, seda ei olnud. Pigem ikkagi oli see jätkuv arusaamine, et sellisel kombel nii nagu ma olin selleks hetkeks juba seda peaaegu 15 aastat teinud erinevates saatevormides, ei ole ette näha, et see muutuks. Ja samal ajal sa teise oma nagu kuklasilmaga, kui see oleks, näed, kuidas ühiskond muutub, kuidas kõik see, mille sisse sa oled kunagi tulnud, on täiesti teistsugune, täiesti teine ja sa elad oma elu justkui nagu teeseldes, et et kuskil mingil hetkel see minu jaoks jõudis kohale ja mulle tundus, et see ei ole loogiline. Minna nagu viimasele tööelu kolmandikule vastu täpselt hoides kinni kõvasti sellest, mis sul on. Ja. Mind täitsa, järgmine samm on see, või järgmine küsimus on see, et mida sa kardad, aga mind huvitab, et kui sa oled nõus jagama, et mis need hirmud seal seoses sellega oli? Ei, muidugi olen nõus. Ma võiks sellest rääkida üsna nagu pika. Hirm selle osas. Selle osas jah, siis me vaata siin saates, see oli ma korra segan, et me kogu aeg hästi palju tuleb igas osas, pole mis osa tuleb see teadmatus, muutused, et kuidas, et mis need on inimestel ja mis on need hirmud seal all? Mulle tundub, et see ju on enam-vähem nii, et me nagu nii elame iseenda mullises niikuinii, eks ju, jah? Aga siis ka nagu tööga sa veel või oma tegemisega või oma valdkonnaga sa ikkagi veel lood mingi ekstra tugeva mulli, mida sa ju ka kaitsed. Eks olles selle sees, sa kaitsed, õigustad, nii-öelda salvestad seda seisundit, eks, et miski ei viiks sind sealt välja. Ja ma arvan, et see ongi kõige hirmsam, et sa ei tea, mis seal tagapool toimub ja inimene ju ometi kartes asju manab endale hirme oluliselt suuremana ette, kui need reaalses elus on. Et mingis mõttes praegu 2,5 aastat hiljem, ma arvan, et mu elu igapäevases plaanis on muutunud väga palju vähem. Mingid vastutuse asjad on liikunud teise kohta, aga see kuskilt maalt jälle annab väga palju rohkem tagasi. Et see on ülilihtne, see on lihtsalt sügavamasse vette astumise hirm ja see on kõikides asjades nii, et ma arvan, et see on üks meie baasolemusi. Kas sel hetkel oligi niimoodi, et sa said aru, et üks asi peab lõppema, et on aeg ja sa mainisid teadmatust, et hüppe sügavamasse vette. Kas oli selline samm, et ma tean, et seda ma edasi ei taha ja ma ei tea, mis edasi tuleb või tegelikult sul oli kohe mingi teine? Ja ma ei saanud seda kohe öelda, eks ma andsin kuskil aprilli lõpus sellest teada, et uut hooaega saaksid kolleegid rahuliku südamega ette valmistada. Ja ma tegelikult teadsin, et ma lähen siis tööle suhtekorraldusagentuuri Meta Advisorisse nüüd tean, et 8 aastaks, aga sellel hetkel teadsin, et mu nagu tööelu jätkub seal ja ütleme, et siis viimane, aga see ei olnud enam nii julge, oli kevadel Metast ära tulemine, et nüüd ma olen ju täiesti igapäevaselt iseseisev, mu töökollektiiv ja tööandja tuleb minuga, õhtul saab kokku ja selles mõttes on elu nagu täitsa teistsugune, aga see ei olnud enam nii suur julgus, ma arvan, et see oli pigem loogiline, pigem oli see
adekvaatne täiskasvanulik samm mõistmine, et see elu ei ole, mis ma olen siin 2 aastat elanud, et see ei ole see, kuidas ma nüüd siit edasi jaksan ja suudan. Ja nüüd sinu järgmine küsimus ongi, et mis on mu kõige suurem hirm ja võib-olla see ongi, et kas mul on seda nagu säilenõtkust või et kas ma ütleme, et see töö või see elu, mida ma ju teen, on püsivalt mingi kohanemine. Et see ongi suutlikkus mõista või näha seda, mis on praegu õhus, tunnetada seda ära. Ma olen saanud teles ja raadios enne seda väga palju nagu õppida, eks ju, praktiseerida. Hommikust hommikusse näha, kas intervjuu töötab või ei tööta. Eile õhtul tehtud valik, kas töötab või ei tööta. Ülihea õppimise meetod. Ja nüüd on vaja teha seda sama, aga kuna me elame mullides ikkagi ja kogu aeg tugevamates mullides, siis kas mu ja see on siiras, et kas ma olen adekvaatne? Ma ju ei tea seda, eks, et väga tore, kui su sõbrad ütlevad, et oi, ta on tore, aga oi, ta on adekvaatne. Keegi ei tule ju seda ütlema, eks, et tore võib olla ka täiesti vend, kes ei ole üldse adekvaatne, eks, et see on ja võt, kui sa, ma võib-olla mõtlen nii, et ma ei tea, kas sa bändi tehes, kas sa nagu mõtled sellele või tunned seda hirmu? Ma arvan, et ei tunne, sest et lõppude lõpuks seal ongi mitte küsimus selles, et ära ole adekvaatne, vaid ole ise, ole autentne ja saa kokku nende inimestega, kellega see autentsus hakkab kokku kõlama. Aga kuna ma olen üksinda, eks, ma valmistan seda ette, ma lähen lavale või ma lähen oma koolitust tegema, ma olen üksinda ja ma pean kogu aeg nagu saama seda resonantsi sealt tagasi ja mitte lihtsalt, et olla tore, vaid olla adekvaatne, sest et tore on lihtne olla, aga ma kardan, et nad ühel hetkel on seda konkureerida toreduse sektoris on nagu midagi muud, kui konkureerida nagu, et sa oled vajalik, et sa oled adekvaatne, et sa oled oluline. Aga kuidas sa tegeled sellega või kas sa tegeled? No ikka tegelen, ma proovin jälgida, ma esiteks proovin hoida oma ruumi võimalikult lahtise ja avatuna, et kui ma ikkagi kellegi oma inforuumist välja tõstan, siis ikkagi nagu väga pikalt kaaludes, täiesti reaalselt kaaludes, mitte emotsionaalselt seda otsustades. Ma proovin ikkagi tassida endale koju raamatuid kogu aeg, mida ma siis mõned ka kingivad, need on väga tore ja need ongi võib-olla kõige toredamad, eks ju, mis on sellised nagu juhuslikumad sekkumised sinu nagu mõtlemisvälja. Ja muidugi ma ei loe neid kõiki lõpuni, muidugi nad kusagil nagu sageli seisavad, sageli nagu see otsus, et mul on seda vaja, tuleb selle pealt, et ma olen seda nagu 15, 20, 30 minutit seal raamatu poes seistes püsti lugenud. Aga ma mõtlen, et see ongi võib-olla väga hea, eks ju, et ma siis pärast ei peagi minema lõpuni. Ma saan selle impulsi ja ma tean, et see impulss ootab mind seal ees. Nii et ma selles mõttes küll püüan seda väga nagu tegeleda selle pildiga. Ma püüan, see, mis ma täna teen, konverentsid, seminarid, nende modereerimine, rohkem veel võib-olla tahaks ju tegeleda selle ettevalmistamisega, eks, et me paneme kokku mingi asja, mis on praktiliselt kasulik, vajalik inimesele, kellelegi siis, kelle peale me mõtleme. Ja siis need koolitused, esinemise, intervjuu, meedia, kriisikoolitused sinna juurde, et sealt tõesti tekiks, et ma ei oleks meelelahutaja, vaid ma oleks keegi, kes oskab anda nagu midagi enda kaudu juurde. Ja ma olen näinud küll ju, neid toredaid tuttavaid, kes mingil hetkel muutuvad kuidagi nagu varjuks iseendast või maaliks või sellise iseenda esituseks. Aga et mitte olla see. Ja päris ka, see on mõnest füüsilisest hirmust kindlasti suurem. Mis on see mõte, mis sind saadab elus või praegu? Ja see ei ole mingi slogan ja neid mõtteid kindlasti on mitu, aga üks kõige kauem vastu pidanud ja kõige pikemalt püsinud tuli mu isalt, kes ütles, et kuule, Urmas, kõike võid teha. Absoluutselt kõike võid teha. Ainukene mõõdupuu on, et kas sa julged seda tunnistada ka pärast. Et kas sa julged seda kellelegi rääkida? Et kõike võid teha. Et siin ei ole, elus ei saa panna kuskile õige vale piiri. Ainus asi on see, et kas sa julged tunnistada seda. Ma oleks võinud selles sügavuses saada varem aru, oleks jäänud võib-olla mõned maoli ja näoli lendamised elus olemata ja teistele haiget tegemata, aga see on aidanud küll.
see näidanud päris mitmes sektoris ja vektoris. Päris hea, no kui me suudaks kõik võtta selle hetke ennem, kui me otsustame või teeme midagi, et kas me julgeme pärast vaadata. Minul on näiteks niimoodi üks parim sõbranna, kes mul on, Dagmar on ka mu väga sõbrana, aga üks aastakümneid juba on nii, et ma saan aru, et kui ma talle ei julge rääkida, siis seal on mingi asi taga, et kui ma juba vaikin päevi ja ma ei helista talle see, kuule tead, mis seal praegu juhtus, vaid ta on siuke, jah, hästi läheb. Hästi läheb, hästi ruttu ka veel, muidugi ta saab aru kohe sellest, on ja. Aga siis ma saan aru, et mis asi seal taga on, miks ma ei julge talle sellest rääkida, on ja. Et see on hea, väga hea mõte. Nii, aga lähme teema juurde, julgus vastata omas tempos. Kuidas sul sellega on? No siin on, sa jätad hästi praegu väga paljudest otsadest kust minema hakata. Mine, kus tahad alguseks. Mulle väga meeldib see mõte tõesti, et anda teistele ruumi, et kui su ema ei reageeri saadetud laste video peale, ei tähenda seda, et ta heidiks seda, eks ju. Et nagu see on kõik, ja ma arvan, et see on raske täna. Eriti kui meil on nagu sellised erinevad põlvkonnad ja natukene erinevad siis oma meediaruumi tarbimisharjumused, eks, et siis see võib olla keeruline. Ja võib-olla sellest peaks nagu, ma ei tea, kas sellest peaks alustama, see võiks olla ju lõpuks nagu see väljund, eks. Aga võib-olla, kui ma tahan olla nagu täitsa nagu baas juttu ajada, siis ma arvan, et see hakkab pihta sellest, kus sellel hetkel, selles aegruumis on sul olemas arusaamine, mida ma teen, mis see minu nagu päris miski on, mida ma ajan. Ja ma arvan, me ei tea tegelikult seda väga, me ei taha nagu mõelda selle peale. Või et on ameteid, kus see on lihtsam, see on lihtsam tulema, et kui sa oled muusik, tee mussi. Ja kui sellest sõltub su sissetulek, siis tee rohkem või paremat mussi. Eks, et kui sa oled psühholoog, siis aita, toeta, nõusta, jõusta. Aga kui sa oled insener kuskil ettevõttes, ja sa pead looma lahendusi, sa pead mõtlema klientidele lahendusi välja, sa pead müüma neid lahendusi. Aga kui sa oled ühe panga osakonna juht, eks, et see, kuidas me täna nagu töötame, hästi lihtne on keskenduda sellele 5. kuupäevale või 6. Et ma töötan ju sellepärast, et siis nagu tuleb see, mille abil kõike seda teha, mida ma tahan. Ja see paneb mind nagu mõnes mõttes muretsema või vastupidi, siis see annab mulle mingitel hetkedel võimaluse öelda, et kuule, siin sa jätad kasutamata millegi, mis aitab sind muutuda paremaks kõnelejaks. See, et sa tead, miks sa seda teed. Eks? Ja ma arvan, et see hakkab sellest pihta, et ma kõigepealt tean, mida ma teen, mis mu roll on, mis mu ülesanne on, mis mu missioon peale selle, et ma jätkun. Siinkohal tahan tervitada teie varasemat saatekülalist Markot, ma olen temaga väga nõus. See määrde aine on võib-olla see meelelahutuslikkus, et nalja saaks sinna juurde, aga kogu meie elutegevus ikkagi peaaegu ainult on, mis mõttes peaaegu, ongi ainult ehitatud ju sellele, et saada sellest mingi kasu võimalikult väikese pingutusega maksimaalne tulevus. Me oleme loodus, me oleme liik ja see on liikide kestmise alus. Kas see on nüüd geen või meie tervikuna, kas me seda suudame mõista või mõtestada, see on see, mille pärast me toimime. Ja nüüd sinna peale lihtsalt saada aru, et nii nagu vist ütles Priit Võigemast mingi intervjuu käigus, kui nad rääkisid sellest siis Tõesti õigusest filmist, eks ju, et Pääru tegelikult on lahe vend, et ta on mees, kes ei ole siia ellu tulnud ainult sitale, vabandust, eks, see on konkreetne tsitaat, mina ise ei oleks podcastis nii. Ja ma arvan, et sellest hakkab pihta kõik see oma tempo üles leidmine, sellest sügavamast arusaamast, eks, et mis see on, mis ma teen, ja see võib ajas muutuda, muidugi, muutubki, eks, ma sain suvel vanaisaks, muidugi see kohe on nagu sättinud teistsuguseks natukene selle perspektiivid või ta on mingit värvi juurde andnud või mingid nüansse. Okei, mul on küsimus, kui palju sina näed enda ümber neid inimesi, kes teavad, mis on nende nii-öelda nagu ülesanne ja sa saadki aru, et see on nende fookuses ja nende teod on sellega kuidagi kooskõlas ja
ja ma ei küsi seda niimoodi mingi pick-up lainina või vestluse käivitajana, sest ma tean, et see on paljude jaoks nagu löök või et see on nagu selline ehmatav eneseavastus, et ma ei ole mõelnud ammu selle peale. Aga ma koolitustel küll küsin seda väga tihti ja harva kolleegide kuuldes võib-olla ei taha seda öelda, sest ma sinna juurde sageli rõhutan ka seda, et mind tegelikult ju ja siin ka ei tohiks huvitada päriselt see, kus sa praegu töötad või et sa ei pea mulle ütlema, et võt ma siin tahan edendada panga seda asja. Ei, et panga see asi, mida sa praegu teed, on vahend sinu eesmärgi saavutamiseks, et sa ise tahad elus liikuda millegi poole ja muu hulgas mulle praegu mängitakse kätte see kaart, ma saan teha seda sellisena. Ma arvan, et neid ei ole palju, aga kindlasti on ka. Minul tuli oma sõprusringkonnas üks pähe ja see on, ma arvan, ma võin selle välja öelda ka, et see on Fredi, kes kirjutab meie koos muusikat ja ma näen nii tugevalt, nii noores inimeses, nii ägedalt seda, et tal on see... Ta on selle kuidagi välja mõtend ja sa näed, et tema teod, tema valikud, tema mõtted on sellega nagu kooskõlas. Ja see on nagu kohe välja, me ei ole seda arutanud, ma lihtsalt hakkasin praegu mõtlema, et kelles ma näen, nagu et ma päriselt tegudes näen nagu seda. Missiooni nagu. Hästi palju ma näen, kui me räägime siin julgusest vastata omas tempos, näen seda reaktiivsust, seda kogu aeg asjade ajamist ja see lõpuks, aga mille pärast sa ajad neid asju, millele sa reageerid kogu aeg, et... Kas me siis mingitel hetkedel peaksime jätma reageerimata või mis see hea tasakaal on, kui kättesaadavad meil see peaksime olema? Kus see hea piir läheb siis? No ma arvan, et me peaksime kogu aeg jätma reageerimata nagu kohe või esimeses järjekorras. Sellega tore lugu. Ma olin aastaid üldse nagu koolitusi ma olen teinud 16 aastat. Ma tean seda täpselt sellepärast, et esimese koolituse tegin ma sellel laupäeval, kui 4 tütar hakkas sündima. Kogu kalender oli eest nädal aega tühi, nädal aega hiljem tühi, aga no see ei saa olla sellel ühel konkreetsel päeval, eks ju, et see asi võis seal olla. Reimo Sildvega koos seda koolitust valmistasime ette ja tegime ja muidugi ta hakkas sellel samal päeval sündima, nii et mul on väga lihtne mõelda, et üle 16 aastat tagasi. Ma olin selle enda jaoks nagu läbi mõelnud ja kuidagi nagu leidnud mingi sellise nagu füüsilise asetuse, et kuidas siis mõjuda veenvamalt laval ja kuidas siis nagu toimida sellisena, et see mõjuks kogu muu sisulise jutu ja selle jutu ülesehituse ja selle juures ka veel see välimus, et kuidas ta mõjuks, et elu jälgimise pinnalt ja see oli siis selline nagu sellise hea suuna leidmine, et inimene tahab vaadata inimesi, kes on tema poole nagu sellised, ma tahaks kohe öelda, eks, et sa ka siin istud praegu laual najatud ettepoole, võib-olla saad aga mitte nii väga, aga see nurk ei soosi ka seda, kuidagi ei lase sul seda teha, eks. Ja ma olin seda aastaid rääkinud, kuni ühel korral Elvast Tallinna poole sõites ühe konverentsi järel öeldakse raadios, ollakse juba seal pikalt rääkinud Aleksandri tehnikast ja see kõik mõjub nagu väga toredasti ja ma saan aru ja väga tore. Ja siis umbes selle lõpu eel kusagil seal keegi küsib ühe arsti käest, kes seda on siis ise õppinud seda, et aga kuidas see siis füüsiliselt välja näeb. Ja siis ta ütleb sõnad, et see on õiged suunad, kõige lihtsamalt öeldes ettepoole üles. Ja päriselt ma oleks sellel hetkel kraavi sõitnud. Sest et ta sõnastas ära miski, mida ma enese teadmata olin kogu aeg rääkinud ja see on siis tõesti siis selline teatrikoolis levinud tehnika, mis aitab inimesel siis tema rühti kontrollida või füüsilist keha kontrollida ja nüüd ma jõuan siis reageerimise jutu juurde. Muu hulgas tähendab see füüsiline õige keha asetus seda, et ma kuuldes sinu küsimust või nähes sinu emotsiooni, ei reageeriks sellele automaatselt. Eks, et see ju käivitub meie kehas, käivitub meie organismis ikkagi see reaktsioon enne, kui me teadvustame seda. Eks. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas panna siia see paus, kuidas jätta sellele esimesele reageerimata, sellele, mis tuleb kohe.
ja siis teha nüüd teadlik valik ja minna seda teed mööda, kes ma olen, mis mu eesmärk on ja reageerida sellele siis nii-öelda enda tahte kohaselt nii palju, kui meil seda on. Nii et selles mõttes peab kogu aeg mitte reageerima, et mida vähem seda automaatset reageerimist, seda ma arvan lihtsam, parem, õnnelikum inimene lõppkokkuvõttes on. Ja kuna need teemad, eks ju, tulevad otseselt minu raamatust, siis teemad, millega mina olen ka maadanud ja tegelenud ja seal see peatükk jaguneski kaheks. Üks on see, et kuidas me kasutame neid ekraane, nutiseadmeid, sinna me jõuame ka, aga väga hea, me jõudsime sinna teise pooleni, et kuidas pidurdada seda reaktsiooni, kuidas suunata sellel hetkel, kus tekib see paus, kuidas suunad seda mõtteviisi, et siis mitte kohe reageerida või mõelda üldse, et kuidas ma tahan reageerida, milline inimene ma selles olukorras olen, sest meie ju kultuur, praegu see ühiskond on siin pau, kogu aeg käib ja kui sa juba ei reageerinud, siis see on juba nagu hiljaks jäänud. Et kuidas see mõttetasandil nüüd kuidas ja teine asi on see FOMO ka, eks ju, mis tekib, et kui ma kogu aeg telefoni ei vaata ja juba jätsingi reageerimata, nüüd ma jäin millestki ilma. No siin eelmine aasta näiteks mul oli reaalne olukord suvel, kus sõber saatis õhtul vist sõnumi, ma enam ei võtnud vastu, sest mul on teatud ajal ekraan kinni. Hommikul vaatan, ta kirjutas mulle, kas raha ma pileteid tahad või? Ja ma ei olnud vastanud, ja siis ta oli kirjutanud, et kuna sa ei reageerinud, siis ma ei hakanud võtma. Ja siis ma helistasin talle, mis mõttes, kas sa tead, mis üldse toimub, mis mõttes sa oleks pidanud kohe võtma, ja lõpuks me need saime, aga siis mõtlesin ka, et see tekitab jälle seda, aga äkki ma peaks ikka hoidma sees vaata telefoni, äkki jään mingist sellisest asjast, et kuidas seda mõtteviisi tasandi siis teha ka seda rahu võib-olla saavutada enda sees, et see on okei, et ma ei reageeri, see on okei, et ma võtan tunnikese, ma ei tea, mõtlemiseks näiteks. Sandra, ma ütlen sulle ühe skandaalse asja, täiesti skandaalse asja praegu. Sinu elus, nagu reaalselt sinu elus ei muutu nagu kvalitatiivselt mitte miski, kui sa näed Rahamaad 2 aastat hiljem. Ma nägin ära. Saad aru, tegelikult nagu minu arust see on nagu superlugu, see on superlugu, nagu mille peale siis kogu Full Respect Draamateater, mina ka lõpuks nägin tänu kolleegidele, eks ju, muidu ei oleks leidnud seda ja oli suurepärane lavastus, aga no tegelikult ma elasin ikkagi nagu täiesti tavalise elu, nautides seda, kuidas käib triangel Rahamaa üle ja väikeses lootuses pääseda siis äkki muuseumisse väljapanekusse seetõttu, et ma olen viimane, kes ei ole Rahamat näinud. Aga no tegelikult ei muutu ju midagi. Me ise konstrueerime enda pähe kogu aeg seda, et mul on vaja seda, no ei ole. Ja see ongi tegelikult, mina tegin aasta 2018, otsustasin ma sotsiaalmeediast täiesti eemal, tegin kõik postitused 31. detsember ja siis oli tõesti, olingi eemal ja siis tulin 1. jaanuar, ma olin veel Austraalias, pidulikult vaatasin, mis kell Eestis on, et on täpselt 1. jaanuar, avasin siis selle ja saad aru, mul oli Messengeris, mul oli vist 5 sõnumit. Ma ootasin, kuidas ma nüüd on laviin ja kõik on mind igatsenud ja niimoodi. Ja siis ma sain aru, et mitte midagi selle aastaga. 2 oli see, et kirjutasid, et jaa, õigus, sa oled eemal. Ja üks, kes kirjutas mingi pakkumise, oli juba jõudnud kirjutada sellega meilile, eks ju, et inimesed leidsid viisi, et tegelikult, ja pluss ka nagu sotsiaalmeedias ei, tõesti, tegelikult nagu ei jää midagi tegemata. Me ise genereerime, aga kuidas mitte seda genereerida, vaata, see tuleb see kollektiivne see, et sina oled telefonis, okei, ma vaatan ka siis telefoni ja kuidas seda vähendada? No ma saan aru, et seal on ühiskondlik, ma ütlen seda, mina tahaks saada Eesti esimeseks nutineti ministriks ja siis ma oleks ikkagi võtaks fookuses selle, et kell 6 pandakse kõik asjad kinni, sotsiaalmeedia läheb kinni, ka karm kord nagu, et inimesed suhteks omavahel kellelgi ei oleks seda FOMO tunnet, et tehaks seda ühiskondlikul tasandil. Ma arvan, ma ei saa muidugi. Sa võid teha sa võiksid seal selle ettepaneku ka teha, et nendel noortel, kellel on siis nutitelefonid, eks ju, kellel tõenäoliselt vanemad ostavad või kusagil on näha, eks ju, et kas seal on vanemal mitu tükki, et seal võiks olla ikkagi ka näiteks mingite teatud tüüpi lehekülgede piirang. Meil on kasiinode piirang, aga näiteks ei ole pornolehekülgede piirangut. Et see on tegelikult väga lihtsasti kättesaadav, mis tõttu 3., 4., 5. klass on selle kõigega väga hästi kursis. Ülilihtne oleks tegelikult Eestisse ära blokeerida, oleks korraldada nii, muidugi Telia, Elisa, kes meil veel on, Tele2 ei taha sellest kuuldagi midagi, selles mõttes, et see on nende jaoks ikkagi ühest küljest mingi tegu ja mingi asi, aga sellest küll mitte keegi kuidagi nagu peale nende
nagu ei kaotaks, et teie see ministrina see ja Austraalias vaata just tehti ju see, kuulutati välja, et 10. siis nüüd 2025, 10. detsember jõustus see, et alla 16 aasta ei saa lapsed teatud või noored siis sotsiaalmeedia jah. No sellega kuidagi nagu siin mul on natukene niimoodi, eks, et seda ma ei tea, kas see automaatselt sest lõppude lõpuks peab ju kuidagi õppima selles olla, ma arvan, et see ei ole küsimus, et sa nüüd saad 16 täis. No jaa, aga millal meie õppisime? Millal sina tegid oma on sul sotsiaalmeedia kontod? No ikka on. TikTok'i ei ole. Minul ka ei ole TikTok'i, aga me tegime hilja, väga kiiresti õppis ja selgeks. No ikkagi siis on see aju on enam-vähem välja kujunenud. No just, aga siis õpivadki, kui on aju välja kujunenud. Ma olen väga radikaalne. Siis tuleks 25. eluaastani enam-vähem hoida. Sobib, 25, valige mind. Austraalia, kuule siit ta tuleb. Me tuleme Eestiga, aga ühesõnaga, et mida me saame teha, äkki sul on mingi praktiline nipp, vaata, et mul tekib see ärevus päeval, see täpselt see, et ma jään ilma või see, et ma ei ole seal piisavalt, kuidas seda reaktsiooni pidurdada ja see ei pea olema ainult nüüd nutiseadmetega, aga ka näiteks inimestega, et praegu Urmas ütles mulle siin midagi, eks ju, et ma kohe ei lendaks talle peale, vaid et ma võtaks võta see suur laud siia keskele, vaheta stuudiot, ära istu seal diivani peal kõrvuti, võta see suur laud siia vahele. Kas ta nüüd oli õigus, miks see mind puudutas, miks ma praegu ärritusin, et võtta korra see hetk? Korraks lähen tagasi selle nutineti juurde ja ma natuke tahaks korrata seda võib-olla mõtet, mida Urmas enne ütles, et minu meelest kogu selle nutiteemaga üks asi, mis hästi aitab, on see, et kas sa teadvustad endale, miks sa sinna lähed, mida sinna nagu tegema lähed. Me oleme nii, täpselt, meie aju on programmeeritud tegema asja, mis on hästi kiired ja hästi mõnusad ja nutimaailm paraku seda anda on nii kättesaadav, see ei nõua mitte mingit pingutust ja ta annab hästi kiire nagu justkui mõnuaistingu. Ja dopamiinisurts. Just, ja ta muutub nii kergesti just sellepärast ka harjumuslikuks. Et jah, hommikul mõtlesin, et oi, küll ma peale tööd lähen jõusaali, aga siis kõigepealt on mul see diivan, kuhu on ülilihtne istuda niimoodi põmm maha, kohe kiire mõnu tunne ja sinna juurde hästi kiiresti see nutiseade ja no mega raske on sealt siis näiteks jälle püsti saada ja kõike seda ära panna ja välja saada. Aga et jah, et kõigepealt, et sõnastada endale, et kui ma selle telefoni võtan, mida ma nüüd tegema hakkan, mis eesmärki see asi mul täidab. Ja kui see on niimoodi, et jaa, ma võtan teadlikult, ma ei tea, 10 minutit meelelahutust pausi. See on mulle meelelahutus, ma teen seda väga teadliku eesmärgiga. Okei, mine tee, siis võtta siis see meelelahutuspaus. Aga noh, ma julgen väita, et suurem osa enamus ajast see niimoodi tegelikult ei ole. Ja rääkides näiteks ka noortest või see, et kõik on ju seal ja see FOMO ja mulle tundub, et me jääme sinna vastikusse nõiaring, et need kogu sotsiaalmeedia, ma arvan, et kui me mõtleme hästi nagu primitiivsetele nagu vajadustele, me oleme karjaloomad ja see on, me oleme ühiskondlikult liikunud ja järjest nagu isoleeritumasse suunda. Varem me olime karjades koos ühiskonnana ja me tegelikult ühiskonnas, me muutume järjest nagu üksikumaks. Ja siis tulevad need igasugused sotsiaalmeedia asjad justkui appi. Nad piltlikult pakuvad meile seda läheduse tunnet või kuuluvuse tunnet, et no näed, minul juhtus ka niimoodi ja vaata kui tore ja nii relatable ja nii edasi ja need kõik mu inimesed on nii lähedal ja nii kättesaadavad, aga tegelikult see ei teeni seda eesmärki. Ja siis ma kogu aeg justkui püüan kustutada seda nälga, mida see asi tegelikult ei kustuta ja see on see nagu umbes energiajoogiga nagu janu kustutamine on ju. Ja siis ma olengi seal kuidagi nagu lõksus ja otsin, aga tegelikult seda ei saa. Ehk siis, mida sa sinna tegema lähed ja kas see asi tegelikult täidab seda vajadust ja seda eesmärki, mida sa üritad seal nagu täita. Urmas, kui kiiresti sina vastad? Näiteks nüüd sa oled veel ju vabakutseline ka, et sul tuleb kas sul on mingid reeglid ühesõnaga seatud, et näiteks sellest ajast selle ajani või meilidega tegelen ainult 3 korda nädalas, 3 korda päevas? Ja ma ise mõtlesin kuidas sa ise kontrollid ise ennast? Et ma pean nüüd ikkagi selle disclaimeri siia tooma, et ega siis mul on endal ikkagi väga lihtne sinna jänese urgu sattuda, et ja sõna otseses mõttes mingitesse jänese urgudesse
mulle piinlik tunnistada, aga aeg-ajalt teen sellist asja, et ma ikkagi nagu nähes, et keegi kirjutab midagi, enam-vähem sa ju aimad seda tooni, aga siis otsid endale kinnitust, et need, kes seal siis like on siuke neutraalne, aga et kes need siis panevad sinna nagu naerva näo või ängri näo, et sa suudad enam-vähem ju nagu profileerida seda ja siis minna vaatama, et kes see on siis, kes siin seda vihast nägu paneb ja siis sa tegelikult tead juba ette seda, eks, et see on mingi selline enda jaoks kinnitus siis, et sa suudad nagu seda kuidagi ennustada ja et mul ei ole tegelikult lihtne sellega, et ma ise ikkagi ka kogu aeg pean nagu endale aru andma, et nüüd on see 15 minutit Instas neid quote, mida ma olen siis tellinud või mida ma tahan näha, eks ju, ja kõige võib-olla halvem on see, et siis mõnikord sa teeskled sinna peale seda, et võt see on päris hea, et mul on seda tööks vaja ja siis salvestan ja see nagu kuidagi õigustab seda, et sa siis ei jätad mingi asja nagu tegemata, et aga see on ikkagi tõsi on see, et see on sinu nagu tähelepanu peale, et see ongi nagu nii teravalt sinu küljes olev, sinu tähelepanu ressurssi ammutav asi, et ega seal ei jäitagi muud moodi, kui lihtsalt uuesti endale kogu aeg meelde tuletada, et nüüd on vaja teistsugust suhet. Aga mul ei ole jah, ma püüan nagu päeva jooksul ikkagi vastata inimestele, ses mõttes, et mõnes mõttes see ju on tänase päeva töörütm. Aga kas sul on aeg, kus sa ei vasta ka, kus sa ei vaata? On ikkagi, ma püüan hoida seda. Mida teie teete? Ma tahtsin lihtsalt siia, et raamatu soovituse anda Keskendumisvõime Johan Haari tema, see on üleüldiselt, et kuidas see on ka ühiskondlik probleem, individuaalne, kui palju me saame ise seda teha, tõesti, et mida siis tegelikult me müüme sinna Instagramile näiteks seda oma tähelepanu või mida nemad müüvad edasi meie tähelepanu on väga-väga hea raamat, et paneb päris korralikult jälle valusalt väikse nagu meeldetuletuse. Tahtsid küsida? Jah, me ilmselt kõik kolmekesi oleme siin laua taga ettevõtjad ja kuidas teie tulete toima nädalavahetustega, puhkustega, reisidega näiteks? Ma oli elukaaslasega tore vestlus, tema samamoodi ettevõtja ja tema töö on sisuliselt selline, et tulevad päringud ja kui ta ei vasta, otsitakse keegi teine, mis justkui väga paneb selle pressi, et ma pean vastama, ma pean kohe kiiresti vastama, et ja ta ütles, et tõi näite ka, et on olnud ka seda, et võiks ju mõelda, et ei ole hullu ja nagu me siin enne, et ei ole hullu, kui sa 2 aastat hiljem seda raha näed, aga et näiteks, et mingitest väga suuretest hangetest ja summadest tegelikult on ilma jäänud sellepärast, et kuule, sa ei vastanud, vastas võib-olla päev hiljem ja kuule, me juba leidsime kellegi teise, meil oli kiire selle asjaga. Mina olen maadanud sellega, ütlen kohe ära, et tegelikult terve elu ei olnud vabakutseline ja üks hetk oligi, mis mind lõpuks ka ma arvan läbi põletas, üks osa sellest oli see, et kogu aeg võtsid kõike vastu, kogu aeg vastasid, kogu aeg hästi kiiresti, et ma olin oma peas loonud illusiooni, et aga ma olen see, kes vastab kiiresti ja ma saan teistest nagu need asjad nagu nii-öelda enne, ma olen usaldusväärne partner, kõik tahavad siis minuga koostööd teha niimoodi, kuni ükski hetk ma tundsingi, et ma nagu väsisin kõigest sellest nagu ära, et aga kus on siis minu aeg, et ja ka see, et töö tegemise mõttes, et ma teen reede õhtul kontserte, laupäeva õhtul kontserte, esmaspäeval kell 9 ma olen arvuti taga, siis ma sain aru, et issand, ma teen tegelikult teistest palju rohkem tööd, nagu kui ma võtan ajalise mõtte. Ja mina ka, see oli mingid aastad tagasi, kui ma ikkagi seadsin nüüd rääkida nendest reeglitest endale, siis näiteks hästi praktilised asjad, et minul ei ole telefonis meili, et ma olengi võtnud selle, et umbes endale reeglid 3 korda päevas, ma vaatan seda meili, ma vastan kiired asjad enne, siis võtan aja, kus vastan neile, mis võib-olla ei ole nii kiired, aga arvutis, väga harva, või tähendab telefonis väga harva, ma avan selle brauseris nagu, kui on tõesti, et ma olen kuskil, ma ei tea, reisil ja mul ei ole arvutit kättes. Ma mäletan seda aega, kui ma käisin meili avamas brauseris, praegu tuli meelde. Aga mul äppi ei ole. See on küll mõistlik. Sellepärast, et see töö ei käiks teiseks, mis see mul tekitab, on see, et lähen siin jooksuga, eks ju, näiteks sööma siin 2 aluste vahepeal, näen,
aga ma ei jõua vastata ja ja ülejäänud salvestuse mõtlen sellele, et aga ma ei saanud vastata, mida ma talle vastaks siis, miks ma teen seda endale, kui ma niikuinii ei saa vastata. Ja Messengeri mul ka ei ole, sest ma olen üritanud võimalikult sõpradega suhtluse sealt välja lüüa muudesse kohtadesse nagu iMessage või WhatsApp, aga et kuna sinna tuleb nii palju tööasju sisse, jällegi, ma lähen võib-olla ühele sõbrale sinna vastama ja siis ma näen seda mitut asja, minu aju on kohe siuke, aga ma pean kohe ära vastama. Sellepärast sa ei vastagi Messengeris kunagi. Ei vastan siis sulle huvitaval hetkel on ja siis ma arvuti taga olen. No vot. Ja mulle tundus ignob. Ta viskab no vot kohe see on sama, et kui ema ei laigi, eks ju, lapse seda. Veel hullem minu arust siia vahepõikaks on see, et kui sul minu lapsel läks kooli, on nutitelefon ja kui ta ei vasta pool päeva mulle ja siis ma kirjutasin talle ma kirjutasin, tšau sõber, kuidas läheb? Ja siis poole päeva pärast oli vastus, ma ei ole su sõber, ära kutsu mind nii. Ja siis mul oli, vabandust, et kuidas ma sind kutsuma peaks? Ma ei tea. Siis ma küsin, kas poja sobib? Jah, sobib. Aga see vestlus käis niimoodi nagu terve päeva lõigest oodust. Ja kindlalt ta ära ütle mulle nii. Ja see näo ka. Ära ütle mulle nii. Aga ühesõnaga ja mingid reeglid, et näiteks mille üle ma olen väga uhke on see, et tund hommikul ma ei vaata ekraane. Jah, kella panen kinni, aga tõesti ma olen selle sisse harjutanud, et ma lasen enda ajul rahulikult härgata ja ma ei ava sõpradega suhtlusi. Et tõesti, et võt see on see hetk, kus ma lasen olla seedida sellel kõikel, sest mulle tundub, et vahepeal mina läksin ka selliseks, no Dagmar teab, et ma võin saata tundide viisi häälsõnumeid, et muudkui suhtlesid, et see ei olnud sotsiaalmeedias ja see oli jälle see vabandus, aga ma ju ei scrolli, ma ei ole sotsiaalmeedias, aga sõpradega lased ei jõua ära vastata ja kuulata. Et see tund hommikul ja no millega mina maadan on see tund õhtul. Tegelikult võiks isegi ideaalis 2 olla ja maadan just nendel õhtutel või nende nädalatel, kui lapsi ei ole minuga, siis kui lapsed on, siis pesed hambaid, teed asju, koos lähed magama, väga lihtne eemal olla. Aga nii kui oled üksi seal Airbnb korteris, siis on ka kuidagi tekib siuke üliveider, mida ma olen tähele pannud, ei ole vist kunagi, ei ole enne rääkinud sellest, on see, et ma olen tajunud mingil hetkel, et mul on olnud raske vaadata jalgpallimängu lõpuni. Et esimene poolaeg, kõik chill, siis tuleb vaheaeg, korraks vaatad, mis teiste mängude seisud on ja siis on raske ära panna. Ja siis on olnud kordi, kus ma õhtul mängu vaadates, tegelikult teise poole ja lasen scrollin, vaatan, täitsa lõpp. Täitsa lõpp, vaata, me ei suuda hoida. Et mul on näiteks, ma täheldan seda, et kui ma õhtul loen raamatut, mis on ka üks harjumus, mida ma olen juurutanud ja kui poole peatüki peal mõtled, et aga äkki korraks vaataks, et äkki mõne sõber saatis midagi ja juba ma ei suuda seda peatüki, vaatan korraks, ma loen edasi, aga saad aru, et sa lased selle mõttesse ja ajul on korraks nii, me saame korra vaadata ja siis ta ei lase nagu enam minna, et see keskendumisvõime on hea teema ja üks asi, mis mina teen, mina arvasin, et see on nagu normaalne on ju, aga ma kustutan iga õhtu ära näiteks Instagrami ja nädalavahetusel ma üldse seda ei tõmba alla, aga iga õhtu ma kustutan ära, kui on see lastega jälle nädal, siis ma teen seda umbes 5-6 ajal. Mis mõttes sa kustutad ära Instagrami? Inimesed reageerivad nii, mõtlesin, kas sa siis ei tee seda või? No ma kustutan äppi ära nagu telefonist. Ja siis hommikul siis ma tõmban tagasi, siis kui on see nagu hetk, ma ei tõmba kohe, vaid ma teen kõigepealt muud asjad ära, võib-olla mingi tööasjad, siis Instagram ka ja siis tõmban tagasi. Selles mõttes hea mõte, et teha endale ebamugavamaks seda lahtivõtmist. Et sul ei ole see üks samm, vaid sul on ikkagi nagu mitu, sa pead natuke ootama, tegema mitu sammu ja siis, et ei ole ajule nii lihtsasti kätte saada. Aga siis ma ka reisidel, näiteks küsid reiside kohta, et olen tähendanud seda, et olen teinud reise, kus ma olen kõigest eemal ja siis, et see ei scrolli ja siis ei ole Instagram, midagi ei ole ja siis hakkasid vaatama Pinterestis. Pinteresti lasin maha ja siis vaatasid Jaaga poest asju. Ja siis selle lasin ka maha, mõtlesin, issand jumal, kuhu nagu edasi saab minna, et sa ikkagi tahad ja mis ma siis tegin? Oma kaamera pilte. Ühesõnaga, et ka hästi teadagi, et jälle, et miks sa selle kätte võtad. Ja reisidega minul see vabakutseline seotud on see, et mul on assistent ja ma jätan alati, kui ma lähen ära, siis ma suunan oma meilid ja ma ütlen talle, et kui selle 2 nädala jooksul on selline asi, mis tõesti ei kannata seda hetke, kui ma tagasi tunnen, et hoia silma peal paari päeva tagant nagu vaata või siis ma suunan nagu otse talle mingid asjad, et siis palun anna mulle teada näiteks sõnumis. Ja mis te arvate, palju seda on? Reisi jooksul 1 kord, sest ma müüsin, ja see ei olnud ka tööalane, vaid ma müüsin oma korterit ja siis tulid ostjad ja ostsid selle ära sellele ajal ja see oli ta vaja kiiresti allkirjastada. Et tegelikult see, mis sa ütlesid ka, et me tekitame selle oma peas, et meil on see telefon kaasas ja see tunne, et aga ma saan ju kiiresti ära teha. Miks ma siis ei tee seda kiiresti ära?
aga siis mõtled, kas sa tegelikult hakid sellega oma tähelepanu, oma energiat, oma kvaliteetaega inimestega? Mida sa mille vastu vahetad? Noh, kas või see elukaasega, see vestlus tegelikult lõppes seal, et okei, sa oled kogu aeg kättesaadav, kogu aeg telefonis, kogu aeg vastad, on ju. Ehk siis sa alati vahetad ju midagi elus millegi vastu. Oma tähelepanu, energiat, oma aega sa vahetad mingite teiste asjade vastu, on ju. Ja ehk siis sa vahetad kogu aeg oma aega, näiteks ma ei tea, minuga koos olemise aega, lapsega koos olemise aega, mingid sõpradega, mis iganes muud nautimise aega selle töö meilide vastu. Okei, sa saad selle hanke, sa saad selle raha ja sa hakkad seda ju nagu täitma, teed sellega endale lisatööd ja lõppkokkuvõttes, et ja ma saan aru, et see ei ole halb otsus seda teha, kui seda on vaja teha. On ju perioode, mingid hetki, kus ongi vaja näiteks raha teenida, sa oled ka olukorras, kus see on väga tähtis, aga tee siis see nagu valik teadlikult. Et jah, praegu on selline periood, mul ongi mingid asjad tagaplaanil, mul on väga vaja sellega tegeleda, mul on vaja seda finantsi näiteks tekitada ja see peab olema prioriteetsest varianti ei ole. Siis on okei. Aga mitte nii, et see on automaatne surve nagu, et ma pean ja tegelikult mõtled, et okei, on mul nüüd nagu, ma ei tea, 1000 eurot rohkem, 1000 eurot vähem, tegelikult mu elus hullult midagi ei muutu, mida sa mille vastu vahetad siis? Aga minu arust on oluline ka mõelda, et mis sa teed siis, kui sa ei vaata neid ekraane? Et kas su elus on piisavalt väärtuslikke tegevusi, asju, et mida sa tahad selle asemel, et kui me jätame ära ja me ei ole välja mõelnud, et mis me teeme, siis tekib, kohe tekib see, et ma ei tea, igav on ju, midagi pole teha, on ju. Nojah, aga see on, ma arvan, selle kiire dopamiini nagu peamine lõks, et ta nagu igas asendis lähebki aeglasest dopamiinist üle, et see ei saa olla kahjuks nii, et ma deinstallin Insta ja siis hakkan tegema Lääne-Viru rahvarõivaid selle asemel. See lihtsalt ei tööta nii, eks kahjuks ei tööta nii, eks, et see nõuab nagu mingit sammu. Aga ma nagu vahetaks korraks teie lahkello all täiesti teemat, ma olen sellest nutiasjast rääkinud. Ja mis mulle tundub, et kus veel üks asi, kus oleks vaja pausi ja kus ma loodan, ütleme, et kogu see nutiasi on mul ikkagi nagu halvasti, pigem halvasti, sellega ma jooksen seda sama jooksu, mida me siin kirjeldasime, eks. Ikkagi meil on vaja nutineid ja meistrit. Ja on, väga. Aga üks, kus ma loodan, et on natukene nagu muutunud asi ja kui Külli seda hiljem juhtub üle vaatama, siis ta on ainus võib-olla üks nendest, kes oskab nagu päriselt noogutada siin ja kinnitada seda või siis öelda, et ei ole. Aga mulle endale peas tundub. Ja see on miski oskus elu jooksul või aastate jooksul nagu omandatud ja oskus ja arusaamine koos, et nagu lootusetu on ka kõige nagu selliseid väiksemaid konflikte või väiksemaid vastuolusid või väiksemaid omavahelisi pingeid lahendada ilma selle mõistmiseta, et isegi nüüd, kus me oleme siin tund aega koos olnud ühes ruumis, enam-vähem rääkinud samu asju, 2 päeva hiljem, kui me seda olukorda kirjeldame, ei kirjeldame me seda sama asja, mida mäletad sina, mida mäletab Dagmar, mida mäletab mina, vaid me hakkame mäletama nagu iseenda lugu. Ja nagu mõistab nagu baasiliselt seda, et meie mälud on erinevad, need asjad, kuidas me neid asju mõistame, on erinevad. Emotsioonid, mis sellest tekivad, on erinevad. Ja et kuidas anda endale nagu see paus, olla sellel hetkel korraks nagu omas tempos, et kui teine räägib midagi, et mis meid ühiselt nüüd kuidagi seob ja mida me mäletame ja siit kui hakkab keerlema, et kuidas hoida nagu see laud nagu avatud, eks, et jah, see on sinu mälupilt ja ainus, mida ma saan sellel hetkel teha, on võimalikult ausalt jagada oma mälupilti, et mina mäletan seda nii, ma tajun seda nii ja see olukord, kui ma sellest räägin, tekitab minus nagu selliseid mõtteid ja sinna otsa selliseid tundeid ja ma arvan, et sellest aru saamine ühel hetkel aitas mind küll väga palju edasi ja just selles see aitas maha võtta pingeid, ehkki nad ei lähe ära automaatselt, sa võid teada seda ja ikka kuskilt hüppab välja mingi oot, mis sa siis nüüd ütled, eks. Aga sul on vähemalt nagu see mingisse telk, kuhu sisse minna või see telk ei ole hea, kui telk on teiste eest varjus, aga plats, kuhu minna, eks, et kus sul on võimalik mõtet edasi arutada. Sest nii lihtsalt on.
me võisime olla selle sama asja tunnistajad ja kui me just ei põrnitsenud parasjagu nagu mingit sellist, noh, ma ei tea, 1 + 1 on 2, et siia on kirjutatud selline asi, siis väga tõenäoliselt mäletame me seda erinevalt. Ja see aitab minu arvates hoida, või ütleme, et selle jaoks, et seda mõista, on vaja seda pausi või seda omas tempos kulgemist. Et see aitab, on esimene sammukene mingite pingete, kas siis lahendamisele või siis üldse nagu, et nad ei kasvaks. Ma arvan, et see aitab õudselt palju ka edasi. Ja kusjuures mina olen seda harjutanud, et anda ka endale seda aega, et saada aru, et okei, aga võib-olla see tegelikult, kuidas mina seda mäletan, ei ole praegu ka adekvaatne. See on täpselt nagu minu mälestuste, kogemuste kogum, mis ma hommikul sõin, mida ma raadiost kuulasin ennem, kui ma siia jõudsin ja siis ma mäletan ju kõike sealt sellest päeva, või see tunne on, tegelikult me ju mäletame nagu seda tunnet on ju peaasjalikult. Ja see on nii huvitav, et kuidas paari päevaga asjad nagu mingid asjad lahtuvad ja sa mõtled sellest nagu teistmoodi või see polegi enam näiteks oluline, kui me räägime võib-olla mingites konflikti olukordades, kus sa tahaks kohe reageerida. Minu jaoks on see väga raske võtta see hetk, et ma praegu ei reageeri ja ei ütle, kuidas see on, isegi kui ma alustan, no see on puhtalt minu nägemus või ainult mina tunnen nii, et siis tahaks ikka selle ära öelda, aga seda, et hoida, aga võib-olla ei ole vaja kõike öelda. Tahaks öelda, siis tahaks, et tegelikult mul on ju õigus ka. Tegelikult, see on küll ainult minu nägemus, aga tegelikult sa ju saad aru, et asjad on niimoodi. See oli nii, ja, sest lõppude lõpuks, millest me ju siin räägime, mulle tundub nagu, kas nüüd otseselt me nihutame selle jutu sinna või mitte, aga see on ju nagu paaris funktsioneerimise mingi kunst, eks ju, et kuidas me istume siin küll nagu esindades igaüks mingit oma nagu suhteseisundit või oma suhtemustrit, aga lõppude lõpuks see, mis on õnn, võib olla küll see, et sa saad mingi asja läbi juhuse, aga lõpuks ma arvan, et see ei ole see, vaid see pigem on see seisund või see tunne, ja me püüame seda ja muidugi ta libiseb ära, sest see ongi selle asja olemus, seda püüda ja siis jääda sellest ilma, eks. Et see nagu inimese või ma ei saa öelda inimese, enamus inimeste nagu see ju tõmme on leida, ma arvan, hinges see rahu olla kellegiga koos. Ja muidugi võib see juhtuda ka üksinda. Aga ma ikkagi jälle kahtlustan selle sama looduse peale mõeldes, et see tõmme on sinna poole. Ja et kuidas luua üldse enda jaoks seda platvormi, et see ei ole rulett, kus sa saad nagu järgmisi tulemusi ja püüad siis vaadata, et kas nüüd õnnestub või et kas sa saad nagu selle kätte. Et see on ju kasvamine, see on nagu liikumine millegi poole ja see on nagu elu mõte. Me jõudsime praegu elu mõtteni selles podcastis. Kui elu mõtte nagu sa kuidagi sõnastasid, et nagu koos olemine või ikkagi justkui kõlas nagu selline harmoonias olemine mingite teistega. Ja me räägime sellest, kuidas vastata omas tempos. Kuidas seda siis nagu sünki viia? Niimoodi, et mul on see oma tempo, aga nii, et ma teistele liiga ei tee. Sest et kui ma panen selle, see ei läheks liiga abstraktseks lihtsalt, võib-olla kuulejale on siis lihtsam. Panen mingi, ma ei tea, genereerin mingisuguse täitsa elulise näite. Praegu peast võtan. Jumala isiklik ka. Jätame igasugused Instagramid ja TikTokid välja. Võtame helistamise näiteks. Inimesed helistavad ja et kuule, ma mõtlesin, et oleks tore juttu rääkida. Sõidan siin praegu Tallinn maanteel, mul on aega, pole sinust ammu kuulnud, tore oleks sinuga jutustada. Mina olen kuskil täiesti teises kohas, täiesti teises olukorras, mingite teiste inimestega on, ma ei tea, poole mingi lõuna peal on ju. Mina ei taha sinuga praegu jutustada, mul ei ole see aeg, see ei ole minu nagu, ma tahaks võtta selle aja, et ma süvenem ja vastan ja kuidas seda siis niimoodi teha, et ma tahan sinuga suhelda, mul on seda hea meel kuulda, et sina tahad ka, aga minu tempo ja sinu tempo nii-öelda praegu ei ole süngis, Ma ei oska vastata selle, ma ei tea. Kui sina oled ekspert, me kutsusime sinu selle jaoks, ma olen kommunikatsiooni ekspert, ma ei ole suhte ekspert.
ei, ma saan sellest tundest väga hästi aru, sest et ma olen ise autoga sõites, see sama Tallinn-Tartu on ju suurepärased 2 tundi ja näiliselt tundub, et see ongi aeg, kus sa saaksid helistada ja ma väga palju asju olengi planeerinud, nii et ma siis helistan selle aja sees. Kui nüüd olla täiesti aus, siis see ei ole hea idee, sellepärast, et isegi kui sa kannad nagu seda energiat või see tunne sinu sees on, siis tegelikult võiks see tunne olla nagu rohkem sellele maanteele suunatud, isegi kui sul on väga head juhiabid, siis piisab elus ühest korrast, kus need juhiabid ei tööta ja sinu enda tunnetus on sellel võileival, mis sul kõrval on ja ongi halvasti asi. Et selles mõttes nagu see on esimene poliitkorrektne mõnes mõttes, aga teisest küljest ka arusaamine, et see võib-olla ei ole väga hea idee. Aga jah, lõpuks küsimus on selles, et kuidas sa siis oma mingites suhetes selliseid asju lahendad, aga ma arvan, et see vastus on ju ilmselge, et sa ju küsid, et kas sulle sobib praegu, kas sa saad praegu. Ja see nõuab nüüd ausust ka teiselt poolt vastu, et kuule praegu küll ei sobi, et praegu nüüd on selline olukord. Et pigem on küsimus selles, et kas me seda kõne üldse teeme, eks ju, et ma arvan, et väga paljud täna jätavad ka selle tegemata või aegalt ise endale tuletan ka meelde, et kuule, et kas ma, või et ma ei tuleta meelde, mul tekib see vajadus või tunne või tahtmine kuulda teist korraks rääkimas. Ega teistpidi olla seal, kellele helistatakse, et võtame kas või pereliikmed, mingid vanemad pereliikmed, kes ei kirjuta, ei ole seda Messengeri teemat ja kes tahaks helistada. Ja siis olen mina, kellel mul on kogu aeg telefon hääletu peal natuke töö pärast, aga muidu ka just see, et nagu me rääkisime, et sa ei pea olema kogu aeg kätte saadav ja et võib-olla elu kohe ei saa otsa, kui sa kohe seda rahamaad ei saa. Ja siis on pereliikmed pahased. Et siin olla mõttetu helistada selle pärast, et sa ju kunagi niikuinii ei võta vastu. Aga miks sa tagasi helista siis? Mingil hetkel helistan, aga see on jälle selline argipäeva, siis okei, ma helistan ja siin, ma tahtsin sinuga jutustada ja siis ma mõtlen, et mul tuleb järgmine, ma natukene paar minutit saan, aga tegelikult aga räägime pärast. On nii, jah? Mul ei ole praegu hea aeg ja siis kohe kannad vaata selliseid vastuseid inimestele. Jaa, ei tohiks anda. Aga mina hakkas vaikselt seda saadet, peame kokku võtma, et aga sinna alguses sellega mõtteni minna, et kus sa ütlesid, aga mis on see üldse sinu nagu missioon, et kuhu sa aega kulutad, siis ma tooks võib-olla selle suhete juurde, et aga milliseid suhteid sa tahad, sest üks hetk mul tundus ka, et saadad neid kihve ja siis saadad selle riilisõbrale, aga millal ma viimati päriselt maha istusin temaga rääkisin, et kas äkki vähendada seda reaktiivset suhtust, et igast toidust ei pea pilti saatma, igast hobusest ei pea, meil on Dagmariga, ma saan talle hobustest pilte, seda ratsutab ja siis kui ma näen kuskil hobust, siis ma saadan, selle ma jätan küll, aga igast toidust ei pea pilte saatma. Kus sa hobuseid näed? Pigem igal pool tuleb välja ja rääkida sotsiaalselt, ta ütleb, et tema Instagramis ei ole, ta saadab mulle mingid hobuse, mingitest lollakaid videosid. Ühesõnaga, et ka mõelda, et aga kujulisi diivaneid näiteks. Milliseid suhteid sa tahad? Et mina ükskord mõtlesin, et aga tead, kuule, et ärme saada neid kihve, ütlesin ühele sõbrale, saame hoopis, lepime kokku mingi aja, kus me saame kokku, teeme mõnusa õhtusöögi, oleme selles ühes ruumis, räägime juttu või siis võtadki selle, et võtame hetke, helistame. Ja mina ühe sõbraga näiteks saadan, et kuule, see nädal võiks helistada. Siis ma küll teen seda ka sõidu ajal, siis ma panen, tavai, mina sõidan sellest kellast kolmapäeval 9-10, neljapäeval 3-5 ja siis ma võtan selle augu ja siis me helistamegi, me lepime selle nagu aja kokku, et mis kellelegi sobib. Et natuke mõelda ka selles, et mitte lasta kõigil ja kõigil lükata tõmmata, et ka ise mõelda, et aga milliseid suhteid, millist suhtust ma siis tahan, millist tempot ma tegelikult ise tahan ja jällegi see aus kommunikeerimine teisele, et minu sõbrad näiteks teavad, et õhtul pärast 7 üldse meilidega või Messengeris ei tegele ja siis nad kirjutavad mulle, mõni kiri hakkab, tere hommikust, ma tean, et sa loed seda hommikul, mul on küll praegu siin õhtu, aga et ma arvan, et see hakkab sellest, et me nagu ise hakkame vaikselt seda nagu muutma, mis endas on ja siis kas tegelikult kõik tahavad rahulikumalt elada või? Tahame või? Ma küll tahavad kõik rahulikult elada, jah. Ma kuskilt siin nüüd avalikult seda rääkides tahaks kohe vastutada selle eest ja viidata mingile teadusuuringule ka, aga mu peas on ta üsna järjekindla faktina, et aastal 2014 nägi inimene ühes päevas umbes nii palju sõnumeid kui aastal 1984 terve aasta jooksul. 2014 Instat veel ei olnud, TikTok ei olnud, et
et ilmselt see lasu, mis meie pähe tungib, meie enda muidugi näpuliigutuse tõttu, see on ikkagi nii pöörane, et igasuguse vaimse tervise probleemi üle ei ole mingisugust põhjust imestada, sest see ongi see, me lihtsalt ei tule sellega praegusel hetkel toime ja ei saa sellega hakkama ja loodetavasti kuidagi otsides seda, on võimalik endale seda ruumi looma hakata. Aga siis minu viimane küsimus, et kui ma saan ikkagi selleks nutineti ministriks, et kas sa tuled mulle selleks suhte kommunikatsiooni nõunikuks? Halliks kardinaliks. Nii, aga kas teil on mingi viimane mõte anda kuulajatele selle tempo teemaga kaasa? Mõni hea mõte või soovitus, kuidas vastata ja julgus vastata oma tempos? Ma kohe alustan, sest ma võtan kohe sinu selle mõtte ära, et aga mõelge, miks te teete neid asju üleüldse, et mis on see sinu nii-öelda missioon või mis sina mis su elu point, mis su elu mõte on? Yeah. Ei, kui see niimoodi nüüd läks juba nii põhjalikuks. Ütle sina kohe hea küsimus. Mis asja sa ajad praegu? Eks ju, miks sa seda teed, mis sa teed? Et ega see mõnikord ongi nagu see vastus on ülikitsas. Ei olegi laias laastus midagi ma pean ju tegema. Eks ju, et praegu väga palju teisi varianti, see ka on hea. Eks ju, et juba see tunnetus on hea, et miks ma teen seda, mis ma praegu teen. Nii. Seal, kus ma olen. Seal seda tegema. Mina võtan selle, nii siis sa mõtled nüüd uus endale. Juba võttis endale. Mina siis järgmine ruttu enne viimane. Mis sina annad kaasa? Ma siis võtan selle jätkuks, et nii, kui sul on nüüd see, et mis asju sa ajad, on ju, siis on sul need vahendid. Need igasugused telefonid ja arvutid ja need on ju mingisugused vahendid millegi jaoks. Ja et kas sa saad aru, mille jaoks sa neid vahendeid kasutad? Kas nad täidavad seda eesmärki? Ja mis on sinu mõte, Urmas, siia lõppu? Äkki minu mõte on siis siia lõppu umbes selline, et kui sina ütlesid eesmärk, sa ütlesid vahendid, äkki ma ütlen siis inimesed, et mitte kunagi ei ole ühtegi sellist olukorda, millest sa pead läbi tulema päris üksi. Et alati on võimalik võtta endaga keegi kaasa ja võtta endaga keegi kaasa selline, kes ei ole esimene nagu automaatne vastus selles olukorras. Et meile tundub tihti nii, et inimesed, mis tema ikka ja et kas see läheb talle korda. Aus otsene vastus on, et ei lähe seni, kuni sa ise märku ei anna. Kuni sa ise ei räägi, sest me oleme kõik ise enda eludega nii seotud, meie enda asjad tunduvad meile kõigile nii olulised, et teistel ei ole meie asjade pärast küll aega mõelda. Et selle jaoks tuleb nagu mingi uks või aken lahti teha ja lasta neil olla endale abiks. Jah, selline mõte. Nii ilus. Aitäh kuulamast ja vaatamast ja kohtume järgmises saates. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.